naine vaatas telefonist, et kus ta mees on, kes pidi olema tööl. Vaatas, et okei, et ta mu sõbranna juures nagu mida aine. Ja siis helistas talle, kus sa oled? Ei no ma olen tööl, et kohe hakkan tulema nagu. Aga tegelikult ta pängis ta sõbrannat. Mina olen Marilen. Mina olen Meelis. Ja meie oleme Marimell. Tere tulemast siis tagasi meie diivaniteraapiasse. Tänaseks teemaks on meil, mis eelmisel korral lubatud. Stalkimine. Usaldus, stalkimine. Ma ei tea, kuidas seda veel kokku võtta nagu selles suhtes. Kas me tegelikult mõtlesime selle... Nuhkimine. Just täpselt, et kas nuhkimine on okei ja mil määral see on okei? Nagu see ei ole okei. Miks ei ole okei? Väga paljud teevad seda. No, mida sa muu järgi nuhid näiteks? Mitte midagi, see mul täitsa ükskõik. No võt, mulle sama, et minu jaoks on arusaamatu, miks on vaja nuhkida. Ma tegelikult tean, on teatud periood sul korra, ma julgen öelda 2 korda aastas, mil sa väga, kuidas me siis ütleme, mitte et sa kiivalt varjad, vaid sa pigem oled, ma tunnen su hääletoonist ära selle mingi, mis on mu telefonist. No vaat ikka saadan vahest mingi pilte või asju või vaatan, korraks nagu kasutan su telefoni mingiks asjaks ala. Ja siis sa oled tonaalsused, siuke, mis sul vaja sealt on? Ja mida ma varjan siis? Messengeri umbes ei lähe. Aga need 2 perioodi on, üks on minu sünnipäeva ajal läheduses ja teine on jõulude ajal. Ja siis ma olen mingi, okei, that bitch is up to something. Kuidas sa aru kohe saad? Ma saan su hääletoonist aru. Et muidu mul on pohkugi sa telo võtad. No, kinda, jah. No ja mul ongi, sest mul ei ole nagu midagi varjata seal või nagu, ma ei tea nagu, mida sa võiksid sealt vaadata või mida, mul on pigem küsinud, mida sa võiksid sealt näha, mis tekitaks probleemi. See, kui ma näen, et sa organiseerid mulle mingit sünnipäeva kingitust. Ja vaata, ma mäletan, vanasti oli küll see, vaata, kui sa tegid mingi grupi chati näiteks, on noh, ala mingi üllatuspidu Meelisele, vaata. Ega ma nii oli ka olnud. Mul oli alati mingi random nimi sellele muidugi. Aga nagu siis oli küll, et no kurat, arvestanud Messengeri küll nagu igaks võtavad jälle kuradi keegi, mul alati jälle oli see ka, et sellel nagu grupil olid siis notificationid maas on, et kui ma läksin ise, siis ma nägin. Aga jah, pigem võibolla siis oli see, et äkki sa saad midagi nagu teada, mis oli nagu sinuga seotud, aga et sa saaks sealt teada midagi minuga seotult. Seda esiteks seal ei ole ja teiseks. Jaa, tead, mis ma praegu mõtlen. Ma pole kunagi selle peale tundki. Ma peaks hakkama su Messengeri chat läbi lugema, kuigi ma ütlen ausalt, ma fucking ei viitsi. Et teada saada mida? Mida sa minu kohta oma sõbrannadega räägid? Minu kohta raudsed klatsid taga. Kuule, esiteks. Ma arvan, mul nii palju ajusid, et ma räägiks seda siis laivis. Aga ta tunnistas praegu, ta räägib mitte taga. Ei, no esiteks ma ei räägi siin taga, aga teiseks ma ei teeks seda probably ka Messengerist just in case. Ja, ta teeb seda või siis ma voice'iks ja kustutaks need voice'id ära. Okay. No, ma lihtsalt praegu mõtlen, kui mul oleks see situatsioon, on ju. Ei, aga ikkagi ma olen siin ju vahest teatud hetked on nagu päris näiteks selles suhtes, kui sa praegu võtaksid meie aastataguse situatsiooni, kus me olime, siis obviously oli inimesi, kellega ma sellel teemal rääkisin. Mida sulle praegu see teadmine annab, mida ma siis mõtlesin? Ja sellel hetkel ma ilmselt oleks ka minu jaoks väga tervislik olnud mitte neid ka lugeda, sest see ilmselt ei oleks teinud mulle endale head. Ma arvan. Ei, no mida sul ei oleks head teinud, kui sina tahtsid lahku minna ja mina oleks kõigil öelnud, ma ei taha ja ma arvan, et me oleme kokku loodud. Aga sa ei öelnud mingit, on täielik jobu ja mingi... Ei, miks ma võtin see... Kas sa ei kasutanud minu suhtes solvavaid väljendeid? Pigem mitte. Nii nunnu, võita. Ei, no selles suhtes... Ma full kuradi räuskasin su peale.
raudselt noh. Ei jah, ma pigem ma ei usu, et ma oleks nagu öelda, et mingi täis munn tahab nüüd lahku minna. Vaid ma pigem olingi, et mingi ma ei saa tast aru, et kus see nüüd tuli, et nagu aasta teeskleja on ju. Ma pigem oleks võib-olla nagu, mis sa vaatad? Valge kõrval nii pruun. Ma olen siin olen nagu nii pruun, aga siin olen nagu tavaline. No sest sa oled valge kõrval. Lifehack. Tahate pruuni välja näha? Kandke valged. See on minu reisi häkk. Kui ma tulen soojalt maalt, ma panen alati midagi valget selga, siis sa oled lennukis veel ekstra pruun. Siis kõik on mingi harraisk, oli eriti kaua reisil. Nii, okei. Väga hea näide. Mina käisin üksinda nüüd Türgis. Nii. Siin mingi aeg tagasi. Kas sa ei soovi, kuidas me siis ütleme, mu telefoni vahtida? Et kellega sa suhtlesid? Jah, kellega sa suhtlesin, mis ma tegin? Nagu lihtsalt literally don't give a shit nagu. Täitsa ükskõik või? Täiesti suva. Äkki ma leidsin sealt hotellist mõne naise. Nii, siis sa leidsid, bängisid ja tulid koju tagasi. Nii, ja mis me siis nüüd teeme? Literally täiesti ükskõik. Selles suhtes, et vaata, ma ju olin millal ma olin kevadel lapsehoidjaga Türgis on ju. Ja siis ma olin ikka kogu aeg seal baaris, mingi one white champagne on ju. Ja siis mingi tüüp, ühesõnaga ma isegi teadnud, et Instas on siuke asi võimalik, et kui ma tagin näiteks ära hotelli, kus ma olen, siis sa saad selle locationi peale täppida ja sa näed kõiki seal olevaid inimesi, kes on selle kohe ära taginud. Siuke mingi uus asi on see. Ehk siis mina kogu aeg mõtlesin, kurat, kust need vennad saavad mu WhatsAppi numbrid nagu? Et nad kirjutavad mulle WhatsAppis mingi hello beautiful. Ma olin mingi what the fuck, kust te saate selle? Nagu mul ei ole esiteks nagu mitte kuskil seda ja siis ma avasin, et mul oli Instas nimelt, kui sa vajutad kontakt, siis tuleb kontakti alt, kas sa tahad meili või helistada ja seal on mu number, aga see on nagu seotud nagu ju sellega, ma kurdi login sisse sellega. Yeah. Ma tegelikult ei ole kunagi tahtnud vaata, meil on tegelikult ka see business konto. No, ühesõnaga, ma ei tea ja sealt nad said mu kuradi WhatsAppi vaata. Ja siis ükskord oli niimoodi, et ma käisin kogu aeg seal oma white champagne ja siis ma rääkisin oma terapeudiga ja ma nutsin ja siis see vend, ma vist ei olnud liiga kaua käinud küsimas, ta tuli, otsis mind üles ja tõi mulle šampanja, siis ta läks tagasi ja kirjutab mulle baaris honey, why you are crying, vaata. Ma olin lihtsalt mingi what the fuck, vaata. No, aga ma ju see oli juba teistmoodi stalkimine tegelikult. Aga vaata, ma tulin koju, ma rääkisin sulle naljakas on ju. Võta see kuradi telefon, vaata kellega ma räägin, mul täiesti ükskõik nagu sa ei saa leida sealt midagi, mis sind nagu endast välja viiks, vaid sa pigem võid ise enda jaoks rikkuda ära mõne üllatuse või midagi siukest. Mul tegelikult seoses nende Türgi ja Egiptuse hulludega tuli meelde see, et kunagi oligi vaata, su telefon vedeles laua peal ja ma näen, et helistab mingi Abu Dhabi on. Põhimõtteliselt on ju Muhammed, mul oli mingi Leengule mingi Muhammed helistab umbes on ju. Ja see oli mingi, palun võtta vastu, umbes saada ta pikalt, vaata. Ja tegelikult see aitas saata ma mingi, yes, hello, vaata. See oli ka minu meelest, aga see oli veel sellel Türgi reisil, kus me olime koos. See oli lihtsalt Liu hotellist. Minu arust jaa, aga see oli jälle mingi paar... helistavad mingi reaalselt mingi nädal, 2 hiljem. Nagu mingi aru ei saa, et ma ei ole enam hotellis. Vot siin on näed, stalkimisele on vahe, aga me keskendume siin nii-öelda suhtes. No räägime jah nagu usalduse mõttes või ma ei tea, kas on mingi ema või sõbranna või ma ei tea, kedagi sukest stalkib. Ehk siis meil, ütleme siis kohe omavahel ära, ei ole pigem sellist stalkimist nagu, või siis seda klassikast, ma ootan nii, ta läks nüüd vett. Tead ma isegi Messengeri või mingi WhatsAppi või Instat kardaks vähem kui seda, et sa käid mu meilis, siis sa tead, et ma olen mingi ilgelt kalli ostunud. Või ma olen jälle kuskilt mingi tellimuste teinud. Ma pole kunagi selle peale tulnud, ma võiks seda meili mingi. Käi persele. Aga samas Meelis teab mu meilide paroole. Mul on täiesti ükskõik. Jaa, aga vaata, kunagi vahest äkki läheb vaja, vaata, mingi XN põhjusel. No okei, jah.
sest see kunagi oli, aga ma ei teagi, miks me neid üldse teame, sest järelikult kunagi on vaja läinud. Noh, A-stiilis vaata, ma üritasin kunagi Instasse sisse logida ja no sina olid kuskil eemal ja siis sa lihtsalt olidki, ma saan sulle ainult parooli anda, logi vaata, et logi minu meili ja siis vaata ise sealt edasi vaata. Seda kinnituskoodi ja asja, on ju. Aga see oli kõik põhimõtteliselt log out. No ma räägin, et ma tean sinu parooli ka, ma arvan, et ma käisin viimati 5 aastat tagasi su meilis mingi XN põhjusel. See on nii veider, aga see veider lause, ma tean, see kõlab. Kallis, mul on sust täiesti ükskõik. No mul ka selles suhtes. Aga siis ma tahaks öelda kõige ägedam asi, mul täitsa ükskõik, vaata. Aga lähme nüüd natukene ekstreemsustesse. Nii. Kui sa nüüd... kuidas me siis ütleme, ootadki, ma ei tea, et ma magama jään, on ju, ja võtab mu telefoni mingil X põhjusel, ei, see ei ole stalkimine. Ei, no oota, räägi, lähed magama, ma ootan, et sa lähed magama ja ma võtan su telefoni, et seda lapata ja mida ma sealt leida tahan. Ja siis sa leiad näiteks, mis see moodne dating äpp on, Bumble. Sa leiad mul mingi kohtingu äppi. Palun, mul on Tinder. No, aga sa ei ole sinna sisse logitud, see on lihtsalt nagu... Ma arvan, et kui sa võtad selle lahti, mul on automaatselt ju sisse logitud. Oled? Ma ei tea. Ärme selle... Mul on isegi matchid seal. Mul selle võtame välja. Miks? Võtame välja. See tekitab nii palju küsimusi. Millele ma ei viitsi vastata ja jäpata. Nii. Võtame uuesti. Oota. Aga lähme natukene ekstreemsustesse. Kui sa nüüd... Tegelikult ma arvan, siin on ikkagi see, et sul peab olema mingi kahtluse uss, et sa mu telefoni võtad. Jah, sest nagu ma ei näe põhjust, ma võtaks su telefoni, et kuule, ma tahan sulle mingi airdroppida midagi või ma tahan vaadata... Ma isegi ei tea, ma arvan, et ma ei taha mitte ühtegi su chati vaadata. Kuule, sa isegi vahest annad mulle oma telo, et kuule, ma olen roolis, kirjutad sellele midagi või või ma ütlen, et kuule, ma ei tea, vaata vasta sellele, nagu, et nagu meil ei ole üldse vaata ju seda, et me nagu ei annaks telefone teine teisele vaata. Aga selles suhtes ma tean ju ilmselgelt eksisteerib paare, kus inimesed ei tea teineteise passcode'i. Päriselt? Ma arvan küll, et on. Isegi meie lapsed teavad. Me ainult laste pärast vahetamegi passcode'i, et nad ei saaks sisse häkkida, mingi mängu mängida ja YouTube'i minna. Nagu see, me vahetasime paroolid ära. Kuidas see Hedelin teada sai nagu sinu koodi? Ta vahib kõrval, vaata, vahepeal, kui ma panen, vaata. Ja ta kohe on ju. Ja siis saad aru, mingi hetke, see oli ülija, Hedelin võttis mu telefoni, Hedelin on, jaa, sa ei tea emme parooli, ma tean. See Hedelin oli mingi, kuidas sa tead, vaata. Aga Hedelin on väga nutikas selle koha pealt. Aga jah, ma saan aru su pointist. Et sul ikkagi peab olema see kahtluse uss mingis, aga kust see kahtluse uss tuleb siis? No sina pead ilmselgelt mulle mingi põhjus andma, vaata. No. Aga kui võtame teised inimesed, võtame mingis mõttes, ma räägin, meil on nii normaalsed inimesed täna ümber, et meil nagu pole sellised, et kui see naine nüüd ootabki, et see mees jääb magama ja ta reaalselt ootabki nii, nüüd katsu juba hakkab norskama juba. Et kas ja siis mingi nii ja sala ja teeb seda. Võt see on juba nagu... No see on selles suhtes, ma ei ütle, et see on pahatahtlik, aga selleks peab olema... See on teadlik ja selleks peab olema alus. Ehk, et kui ma ei tea, ma räägin, et meil on see, et me oleme nagu kogu aeg ju nagu liikumises ja kogu aeg, sul võib ollagi kell 8 õhtul mingi koosolek, vaata, mul võib olla kuradi hommikul kell 7 mingi asi või kuule, sa käisid ise üks hommik kell 7 koosolekul nagu meestega. Ühesõnaga mu point on selles, et vaata, kui sa oleks see klassikaline 8-5 vend, ja siis sa kuradi 6 aega lihtsalt, kogu aeg on sul õhtuti midagi nagu never sind ei ole. Siis ma tõesti võib-olla hakkaks mõtlema, et okei, veits võib-olla nagu kahtlane. Siis hakkaks veel see olema, et sind nädalavahetuset ei ole, vaata, või on mingid sellised XN komandeeringud, mida sul kunagi pole olnud. Siis sa võib-olla käitud veiralt, ma ei tea, ma arvan, naistel on see mingi oma vaist ka, vaata. Vot, just tahtsin öelda. Nii, aga ütleme nii, et väga hea näide, et ma käin nüüd tööl, võtame seal
käin tööl kontoris on ju ja tulen koju ja kogu aeg räägin sulle, issand, meil on töö juures Mari on nii tore, Mari nii, Mari naa ja ma kogu aeg justkui nagu Marist räägiks, eks ole. Kas see paneks sind tahtma mu järgi? Toon sulle kohe siia väga elulise näite sinust endast. Eelmises aasta lõpust meil oli muidugi ka veidi selline hektiline konarlik see värk ja siis sa rääkisid trennis ühest naisest pidevalt. Sa lihtsalt tõite jutu sees välja, et ta tegi nii. Kas tahta A-tähega? Jah. Nii, ja siis mul küll oli mingi, hui ta sellest kuradi eidest jahvatab, vaata, mingi nagu, aga ma ei tulnud elus selle peale, et ma võtaks su telefoni ja hakkaks otsima, kas sa temaga räägid. Nii. Nagu never. Siis tuli see jõulupidu, te olid seal koos, siis ma ei tea isegi, kust ma seda pildi nägin, kas sina saatsid selle mulle? Ei, ma ise ütlesin, ei. Ei, no see oli jõulupeol nagu enne seda pilti, vaata, siis sa lihtsalt ütlesid, kes ta on ju, siis üldse selgus igasuguseid põnevaid asju. Ja ehk siis tegelikult mina ütlen jällegi, see oli põhjus mingis mõttes, miks ma teda märkasin. No võib-olla, no ühesõnaga, selles suhtes, et lõppkokkuvõttes nagu seal taga ei olnud midagi, aga ma ei tulnud ka selle peale, et ma peaksin seda kontrollima. Ma ei tea ta perekonnanimegi. Ma räägin, et ma ei peaks, ma räägin, et ma ei tulnud isegi selle peale, et ma peaks hakkama sind kontrollima, sest ma arvan, et ma oleks nagu muud pidi aru saanud, kui teil oleks midagi olnud. Ma ei tea, võib-olla ma olin ise nii katki või mul oli nagu puhku, ma ei tea, aga ma isegi, täna saaksid ka mulle mingist naisest rääkima. Täiesti ükskõik, Jah, aga lihtsalt mul oli endal ka põnev, et ma sain tema kohta palju rohkem teada. Aasta aega oleme trennis käinud ja täna ma sain teada, sa oled hoopis selline inimene, nii äge nagu täpselt minu tööstusele vastav inimene. Jah, et nagu ütlesin mulle ta nime, ma küll läksin guugeldama tegelikult. Aga põhjusega ma tahtsin otsida seda asja, mida Meelisel vaja oli ja ma olin just arvutis, kui ta tulid, hakkasin talle süüa tegema. Sest ma oleksin niikuinii läinud otsima. Ja siis ma vaatan siis kohe, et muul juhul ma ei oleks seda teinud jälle, et nagu ma räägin, et me oleme nagu selles naised suhtes. Naised on ikkagi vist erinevad, jah? Me oleme, ma arvan, et see oleneb ka sellest, kas see suhe on terve, kas selles suhtes räägitakse, kas selles suhtes on usaldus, vaata. Ja nüüd me jõuame selleni, et kui ma sind usaldan, siis mul ei ole vaja teha seda. Ja teiseks on mul see mingi XN faktor minu sees, mingisugune antenn, mis tunneb ära, kui sa oled sitta teinud. Ja vaat siis ma võib-olla... ma venedes antenn on päris katki meil viimasel ajal. Siis las ta olla katki, siis järele, kui ma usaldan sind väga palju. Ja ma arvan, et me suhte issand, oota, ma mõtlen, kas ma suhte algusaegadel võisin käia või? Ei, siis sa olid lihtsalt armukade. Jaa, aga ma mõtlen, aga ma olen armukade, siis kas ma võisin teha seda? Ma ei mäleta. Ma ei mäleta, et ma ikka seda teinud oleks. Ma võisin armukade olla küll, aga ma ei tea, et ma oleks seda teinud. Miks sa mingi naisega nii kaua räägid? Ja siis pigem oli võib-olla see, et tead üle õlasid vaatasid, aga et ma oleks su telefoni võt. Ma ei mäleta nagu. Ma mäletan, kus sa kirjutasid ühele, et ta oleks mingi viineri pirukas või midagi. Oh my god, Jesus Christ. Nii, aga ühesõnaga, siis me jõuame usalduseni. Eks miks naised teevad seda? Sest nad ei usalda meest. Aga miks nad ei usalda meest? Sellepärast, et nad on endas ebakindlad, ma arvan. Ei, see on armukadedus, ma arvan. Armukadedus tuleb ebakindlusest. No, kui ei usalda, siis on ta on su usaldust kuritarvitanud mingil põhjusel juba eos, et sa ei usalda. Aga et sa täiesti lampi uues suhtes ei usalda. No võib-olla siis sul on hirm. Hirm, et ta võib olla samasugune, nagu oli keegi teine või hirm, et sa pole piisav, aga see on ikkagi sinu sees. See error on sinu sees. Ma ei taha seda endale tunnistada, on väga palju. Inimesed ei tunnistagi seda, nad jõuavad selleni lihtsalt kunagi. Sest kas sa arvad, et ma tahtsin endale 18 aastat tagasi tunnistada, et mina olen ebakindel või? Et ma selle pärast olen armukade või? Ma ütlesin, et mu isa oli hoor, ma arvan, sa oled ka. Ma ei ole ju. Ehk et vaata, see on mingi hirm, mida ei eksisteeri, mis on kunagi mu elus olnud.
et nagu kõik ikka algab sinust endast tegelikult, ma arvan. Rääkides siis veel võib-olla stalkimisest, noh, üks on see kõige lihtsam tänapäeval on see telefon, on ju, vaata, mis sa seal Messengeris teed, aga stalkimine ka mingis mõttes töö juures, et saad sõbrannaks kellegi naisega, kes on su mehe töö juures, olen siukest lugu lihtsalt teadlikud selle ma pean jälgima nagu seda käiku praegu. Nii, sa saad sõbraks kellega? Ütleme, sa töötad asutuses X, mina töötan asutuses X ja sina nüüd saad sõbrannaks Victoriaga. Nii. Selle mõttega, et Victoria hoiaks mul silma peal, mida ma tööl teen. Mine vanni. Never ei viitsi, mida sa tööl teed, tuleb tööd, ma eeldan. Ja kui sa ei tee tööd, siis no jälle. Äkki ma läksin Mariga pikemale lõunale. Vaata, aga siis jälle see peab ikka olema selle inimese enda ebakindlus, et ta niimoodi tahab nagu teada. Sest mina olen endas nii palju kindel, et mina saaks aru, kui sa üle lased. Kurat, ma tahaks nii... Vastu vaielda, aga sa tegelikult arvad, et jääks vahele. Ja ma tahaks tõestada sulle vastupidist nagu lihtsalt ego mõttes nagu, et fuck, ma võin seda teha, aga samas miks ma teen, ma tean, ma pärast tunnen ennast nii halvasti. Esiteks see peamine on see, et sa lähed, tõestad ära ja siis tuled koju ja siis ma mingi aasta tegid seda, siis sa mingi türa. Ei õnnestunud, vaata. Sa tahaks tõestada, aga ma arvan, et sa tead sisimas ise ka, et ma olen päris hea ninaga nagu. Ma tahaks sulle, vaata, see ego tuleb praegu räigelt mängu mingi, kurat, sa ei ole nii enesekindel, vaata, ma näitan sulle ja samas ma olen lihtsalt mingi, miks ma teen seda? Tegelikult on see kättemaks mingis mõttes. Ei, see ei ole kättemaks, mille eest sa mulle praegu kättemaksad? Ma pole sulle midagi teinud. No jah, ma ei saagi teha. Ei, ma tegelikult arvan, et see ongi see ego, see, et kurat, ma lähen tõestan sulle, sa ei saa kuradi teada. Ja siis on veits fail, kui ma ikkagi, sa tuled koju. Siis oleks veel ekstra piinlik. Siis ei ole isegi mitte nagu endal halb tunne, et ma seda tegin nagu lihtsalt tegemise pärast, vaid see ka, et fucking nagu tal oligi õigus, vaata. Sinu õnn on see, et me oleme Eesti mõistes siis natuke tuntumad näod. No Eestis ongi keeruline, ma arvan. Ma ei saa kuskile minna ilma. Et ma teaks. No räägi sellest Pärnu juhtumist. Meelis läks kunagi suvepäevadena Pärnusse ja läks siis põhimõtteliselt kolleegidega poodi mingi kuredi pealekat ostma enam-vähem. Lühid, ümarne. No basically joogid autosse on ju. Ja... Snäkki ja viina. Snäkki ja viina basically ja siis ühesnäga see päris pilti mulle ei saadetud, aga kohe keegi kirjutas mingi nii. See oli niimoodi, et ta polnud makstagi veel jõudnud, ta oli kassas, kui keegi kirjutas mulle, et Meelis on siin Pärnu mingi Port Artur, mingi ühe, ma ei tea, mis pood seal iganes on, et ta on siin, on kassas, võttis seda. Tema selja taga on mingi naine, kellega ta räägib. Ei, mingi naiste ka vist, et mis teema on. Ma mingi, ta on suvepäevadel, ma ei tea, on poes, mis ma tegema veel. Et okei, see iseenesest on armas, et inimene tahab mind teavitada. Ma olen muidugi, võtame siit järgmise teema. Oletame, et mina petaksin sind ja sinu sõber teab seda. Kas ta peaks sulle ütlema või ei? Minus on tegelikult selle teemaga seoses nagu kaks tunnet. Sikseveen. Üks osa minust on, ära räägi mulle seda, sest ma ei taha haiget saada. Ja teine osa sellest on räägi mulle sellest, sest siis ma saan endasse vaadata, mida ma olen valesti teinud, et see pani sind niimoodi käituma. Et sa ei lähe nagu mingis mõttes, see eriti veel, kui see on pikaajaline värk, vaata. No vaata, sa oled jälle nagu normaalne mees. Mina tahan endasse vaadata ja küsida endalt, miks see läks praegu nii, et sa seda tegid, mida mina olen
valesti teinud, mida ma saaks paremini teha, et sa seda ei teeks? Noh, see oled sina, ma arvan, mingi klassikaline mees oleks mingi nii, davai, molli, jätan su maha, kuradi mehele molli, vaata, või noh, ma arvan, et klassikaline mees vist reageeriks teistmoodi, et ma arvan. Kommenteerige, kuidas te arvate, et teie mees reageeriks, kui ta saaks teada, et te teda vetate? Kui see oleks nüüd ühe öö suhe? Siis võb see puhus. Kurat, sa võtsid sõnad mu suust, mul oleks lihtsalt ainult küsimus, et kes see oli? Kas oli hea? Ja selfie tegid või? Meil on see ka, et kui me peaks seda kunagi tegema, siis me teeme selfie. Ja, et kes see oli, vaata, pigem nagu mitte miks sa seda tegi, kes see oli? Et no ma räägin jälle, et siin on nagu see, et see võib-olla ongi sellest usaldusest ja tead mis või? Mul just ütles, oota, kes see ütles mingi, mul sõbranna ütles, et ta luges mingist raamatust, vaata, mina räägin, et noh, mul on nagu, ma tunnen ise, et mul alkoholi joomisega probleem. Ühesõnaga, tema luges hoopis mingit enese ja kindluse raamatut või midagi. Ja ühesõnaga, ta andis sealt selle mõtte, et ära ütle endale, et ma ei tohi juua. Vaid ütle, et mul on võimalus juua, aga ma ei pea seda tegema. Ehk siis võib-olla meil on ka see, miks me oleme nii normaalsed, on see, et ma tean, et mul on võimalus seda teha, aga ma ei pea seda tegema. Ma tean, et mul on võimalus minna kuradi 9 ööks pängida kedagi. Ma tean, et sellest mitte midagi ei muutu, vaata. Ehk siis ma ei pea seda tegema. Ma võin jätta selle tegemata, sest sellest ei muutu nagunii mitte midagi, vaata. Ja. Et võib-olla kuidagi siia lihtsalt siuke mõte, et äkki nagu, kui sul on see teadmine, et sa võid midagi teha, vaata, see on nagu mingi lapsed, et ei tohi kommi süüa, ei saa kommi, aga kui mul on kommikauss laual. Keelatud vili on magusam. Jah, ehk et et sul on lubatud võtta seda kommi, lihtsalt süü enne soolast või whatever, ja tal on jumala suva nendest kommidest in the end, kui ta kõht on täis. Sest ta tahab seda kommi, vaata lihtsalt, tal on kõht tühi, ta tahaks kohe midagi, siis see kuradi komm tahab veel. Kui sa sööd kõhu täis, siis sul on see kommi juba meelest läinud, vaata. Ja siis sa oled ära rikkunud minu jaoks selle, et ma sind petaks, sest sa oled mingi, kui tahad mine, ma olen mingi, võt ei lähe. Ei taha, võt ei lähe, fuck you. Ei viitsi. No aga äkki ongi nii. Issand, üli hea retsept. Tead, mul tuli üks lugu meelde. Vaata seal, jälle asi, mida meil ei ole. Ma ütlen kohe teile vahelduseks, kui see pilt nüüd katkeb, siis aku sai tühjaks ja kohtume järgmisel nädalal. See juba vilgub, aga ma räägin, äkki me jõuame rääkida veel. Mul tuli üks lugu meelde. Mida jälle meil ei ole, on see mitte Facebookis, telefonis. Mul on see Find My iPhone, aga meil ei ole nagu seda üksteise, seda, vaata seda, kus sa oled, seda mingi Find My Friend või ma ei tea, mis asi selle nimi. Ma tean, et hästi paljud sõbrannad omavahel kasutavad seda ja mingeid on hea vaadata, kus ta on, et kui ta hakkab juba minu juurde tulema, kas ta ikka jõuab. Ühesõnaga, meil seda ei ole, aga ma tean ühte lugu küll, kus siis naine vaatas telefonist, et kus ta mees on, kes pidi olema tööl. Vaatas, et et ta mu sõbranna juures nagu, mida aina? Ja siis helistas talle, kus sa oled? Ei no, ma olen tööl, et ja kohe hakkan tulema nagu. Aga tegelikult ta pängis ta sõbrannat. Mingis mõttes ma tahaks öelda, see vist on tavaline, sest mul meenus ka üks lugu sellest, kuidas siis üks naisterahvas alustas tööd uues töökohas, mingi kontori asi, ja selles mõttes mees teadis ka samamoodi tema nagu neid, mis meili ja paroole ja asju, igaks juhuks, never know, mingi 5 aastat olid nad vist koos. Ja üks hetk küsib, kuule, aga miks sa Taneliga, miks sa Tanelile täna 3 kirja oled saatnud ja miks sa Veikoga homme kell 17:30 kohtumise oled seadnud? Et see on nagu, vaata siin ma küsiks nagu, miks sa nagu, et nagu... Ei no okei, miks sa oled 3 kirja saanud, sa ju näed, kui sa juba stalgid, sa näed ju kirja sisu. Sa näed ju, kas see on tööalane või see on nagu mingi almukese teema või see on mingi üllatuse teema või mida sa üldse küsid. Selles suhtes, et see on veel minu meelest kõige idiootsem, et kui sa stalgid, siis sa veel ütled välja ka, et sa stalgid. Siis stalgi fucking vaikselt. Päriselt, Aga siis ma ütlen, selles mehes on nihuke ebakindlus, et ta veel välja ka selle
plärtsub mingis mõttes ju. Et nagu kui ma tahaks talkida ja siis, kui ma veel ei tea, miks sa saad, ma ei tea, kokku Veikoga või Taneliga või ja ei tea, siis ma pigem siis salaja käiks ja logiks vahepeal sisse ja hoiaks silma peal, et kokkutad tõendusmaterjale. Täpselt, et kas sellel üldse on alust, mitte ma hakkan kohe mingi kuradi jaurama, siis sa võid juba... Ta vist oli mingi paar nädalat tööl on midagi. Saad aru või, kui sa teeks nii, siis sa võid päris kindel olla, et mul on suht 10 minuti pärast uus meil, kus ma sellele Veikole kirjutan. Ja istu ilma nende kuradi meilideta seal. Jaa. Ma olen ikka nii naiivne vahest, uskumatu. Ei no lihtsalt sellest... Ma saadaks erameili pealt. Ma saadaks ka kas kuradi nagu selles suhtes, et siis ma leiaks mingi muu võimaluse suhelda, kui seal oleks üldse mingi taust, on ju. Kui seal olekski nagu, ühesõnaga kaamera vilgub, näeme järgmine kord. Aitäh, et te vaatasite, aku on kohe tühi, nii et näeme jah, hiljem, on ju, lehvitame nüüd koos või?